Tervist! Ma olen varem teinud video uuringutest, mis näitavad selgelt ja üheselt, et kui sa teed lihastreeningut ja su eesmärgiks on lihasmassi ja lihasjõudu kasvatada või siis ka neid samuseid säilitada, siis ei ole treeningjärgne külmakümblus ehk siis külmas vees istumine või vähemal määral ka tegelikult duši all viibimine üldse hea mõte, sest see vähendab märkimisväärselt lihastreeningust saadavat kasu. Ja seda väga lahedat videot saad sa vaadata pildikasti alt, kuhu ma panin viida. Külmakümbluse fanaatikud esitavad selle minu kui väga külmakartliku inimese jaoks äärmiselt ebameeldiva protseduuri propageerimiseks igasuguseid väiteid, millest enamikul puudub kahjuks teaduspõhisus ja üheks väga levinud väiteks on, et külmas vees viibides kulutab su keha enam energiat ja see toob kaasa kaalulanguse. Täna ma räägin sulle värskest uuringust, mis sunnib selles väites tõsiselt kahtlema. Uuring ise on siin ja selle raames leiti 15 tervet füüsiliselt aktiivset täiskasvanud, kes osalesid crossover tüüpi uuringus, ehk siis katsetes, kus nad olid ise enese võrdlusisikuteks. Ja veetsid selle raames 30 minutit rinnuni külmas vees, ja selle vee temperatuur oli 16 kraadi, 30 minutit neutraalse temperatuuriga vees, temperatuur oli 35 kraadi ja lisaks 30 minutit neutraalse temperatuuriga õhukeskkonnas, kus oli temperatuuriks mõnus 26 kraadi. Kõigi nende protseduuride järgselt pakuti katsealustele pastaainet, mida nad võisid süüa, nagu teaduskeeles fancylt öeldakse, ad libitum ehk siis piiramatult ja seni kuni kõht täis saab ja ilma igasuguse kalori ja koguse piiranguta. Selgus, et pärast külmas vees viibimist sõid uuringus osalejad pastat oluliselt rohkem ja suurema toidukogusega kaasnev suurem kogus energiat oli võrrelduna nendega, kes vees ei käinud ja lihtsalt lebotasid mõnusa temperatuuri käes, kõrgem koguni 212,6 kilokalorit keskmiselt. Ja see on, oleme ausad, ikkagi nagu väga oluline ja märkimisväärne tõus. Olgu siiski samas välja toodud, et uurijad märgivad katset kokku võttes, et külmas vees viibides kasutab su keha ka enam energiat. Suurenenud energiakulu külmas vees viibides ei mõõdetud, aga me teame tuginedes varasematele mõõtmistele ja uuringutele, et normaalses puhkeolekus ja soojas keskkonnas on inimese energiakulu ligikaudu 1 kilokalor minutis ja külmas vees istudes võib see tõusta pisut enam kui 2 korda, ehk siis ütleme, ligikaudu külmas vees veedetud pool tundi võib kulutada ligikaudu 40 kilokalorit enam kui sama pikalt soojas toas istudes. Ja paneme need numbrid nüüd kõrvuti. Poole tunniga võid sa kaotada külmas vees keskmiselt 40 kilokalorit enam, ent pärast seda tarvitad sa keha kompensatsioonimehhanismide tõttu ja usu mind, sa võid öelda enesele ja valetada enesele, et sa ei tee seda, aga su keha on nii kaval, et leiab selleks võimaluse. Ühe ainsa söögi korraga keskmiselt 212,6 kilokalorit rohkem. Ehk siis sinu positiivne energiabilanss ühe söögiga saab olema 172,6 kilokalorit. Ja kui sa oled võtnud eesmärgiks külmakümbluse abiga kaalust alla võtta, või siis kaaluga näiteks kontrolli all hoida, siis näitab kahjuks puhas matemaatika ja kaine mõistus ja lisaks ka armutu teadus, et see on läbikukkumisele määratud üritus ja sa lähed hoopis paksemaks, mida ütlevad pisut viisakamalt ja teaduslikumas keeles ka uuringu autorid. Kui sinu eesmärk on kaalu langetada või seda kontrolli all hoida, siis näitavad teadusuuringud tegelikult läbivalt, et parim viis selleks on toituda targalt ja teha samal ajal lihastreeningut. Ja kui su eesmärgiks kaalu langetades on kaotada ikkagi rasva, mitte lihast, siis annab kõige parema tulemuse lihastreening, mitte aga aeroobne treening. Mis on ka tegelikult vajalik, aga see ei ole nii tõhus selles küsimuses. Ja lisaks igasugused imevahendid, millest TikTokis ja Instas pidevalt ja laialdaselt räägitakse, kaasa arvatud see külmakümblus,
mida on tõenäoliselt juba teinud kõik maailma inimesed, välja arvatud mina, on reeglina ikkagi lollus ja aja raiskamine. Ja see võib olla kõige parimal juhul kasutu ja halvimal juhul ja kahjuks väga sageli töötada sinu eesmärkide vastu. Jõusaalis näeme!